Tere tulemast! Teate, täna me ei hakka rääkima hirmust. Hoopis vastupidi, proovime kuulata, mida meie imeline planeet meile öelda tahab. Sest tegelikult iga loodusnähtus, see on justkui omaette lugu ja meie hakkamegi neid lugusid nüüd koos avastama. Ja see mõte siin, see ongi tegelikult meie tänase seikluse võti. See pole, teate, niisama ilus lause, see on pigem meeldetuletus meile kõigile. Just teadmised on need, mis aitavad meil hirmust lahti lasta ja oma koduplaneedi eest paremini hoolitseda. Niisiis, kujutage ette, meie teejuhiks selle rännakul on väike tegelane nimega Täheke. Ta lendab seal kõrgel maa kohal ja tema silme lägi hakkamegi asju nägema. Ja me avastame, et need looduskatastroofid, need ei olegi lihtsalt mingid hirmutavad sündmused. Ei, need on pigem sõnumid. Sõnumid, mida me peame lihtsalt õppima, mõistma. Okei, lähme siis asja juurde. Meie esimene peatus viib meid otsel maapinnale ja Täheke märkab kohe midagi põnevat. See maapind, millel meil iga päev seisame, see on tegelikult pidevas liikumises. Kujutate ette. Aga mis asi see maavärin siis täpselt on? Kõige lihtsamalt öeldes, see on maaviis pingest vabaneda. Mõelge nii, et maakoor on nagu üks hiiglaslik pusle. See koosneb tohututest tükkidest, mida nimetatakse laamadeks. Ja need laamad, need kogu aeg natuke liiguvad, suruvad üksteise vastu ja kui see pinge lõpuks liiga suureks läheb ja järsku valla pääseb, siis see vabanenud energia panegi maa värisema. Ja see protsess ongi justkui sõnum. See pole pelgalt mingi kuiv füüsika, vaid see on tegelikult juhis meile. Kui maa niimoodi räägib, siis on meie vastus sellele ülioluline. Ja need ohutusnõuanded, mine laua alla, hoia akendest eemale, see ongi täpselt see, kuidas me seda sõnumit kuulame ja targalt tegutsema. Aga see tekitab ju kohe küsimuseks. Mis siis saab, kui see võimas värisemine ei toimu mitte kuival maal, vaid kuskil sügaval merepõhjas? Ja see ongi suurepärane küsimus, mis viib meid otse järgmise teema juurde. Tuleb välja, et maa liikumine ühes kohas võib valla päästa hoopis teistsuguse, aga sama võimsa jõu kuskil mujal. Lähme vaatame, kuidas see lugu edasi läheb. Niisiis, Täheke lendab nüüd mere kohale. Ja siin näeb ta midagi, mis on nii ilus kui ka aukartust äratav. Vee kahte palet. Me ju teame, et vesi on eluallikas. Ilma selleta ei saaks me hakkama. Aga samal ajal on see ka tohutu ja täiesti taltsutamatu jõud. Ja siin me näemegi seda otsest seost, millest just rääkisime. See sama maavärn, aga nüüd merepõhjas, annab kogu oma energia edasi veele. Ja tulemuseks on tsunami. Ja see, olgem ausad, ei ole mingi tavaline rannalaine. See on terve ookeani energia, mis on koondunud ühte hiiglasliku liikuvusse veeseina. Ja see näitab meile jälle, kui uskumatult oluline on osata looduse märke lugeda. Meri annab meile tegelikult väga selge hoiatuse. Enne selle hiidlaine saabumist taandub vesi rannikult kaugele. See ei ole uudistamiseks, see on sõnum, mis karjub, tegutse kohe. Ja see tegevus on ainult üks, liikuda nii kiiresti kui võimalik kõrgemale. Ja sarnaselt on ka üleujutustel oma kaks nägu. Ühest küljest vesi võib hävitada kodusid ja põlde, aga teisest küljest toob see endaga kaasa ka uut elu. Kui vesi lõpuks taandub, jätab see maha erakordselt viljaka muda ja setted ja see ongi uue kasvu aluseks. See on looduse pidev ringkäik, teate küll, hävingule järgneb alati taas sünd. Okei, nüüd suuname oma pilgu veel sügavamale, otse maa sisemusse. Täheke märkab eemalt mäge, mis justkui hingaks tuld ja see ongi selge märk sellest, milline tohutu kuumuse surve peitub meie planeedis sügavuses. Mis asi see vulkaan siis on? Põhimõtteliselt on see otseühendus meie planeedi tulise südamega. See on nagu ventiil, mille kaudu maa sisemine energia saab välja pääseda. Ja see energia tuleb välja laava, tuha ja gaaside kujul. Ja jälle, me näeme siin kahte poolt. Muidugi, vulkaanipurse võid olla täiesti katastroofiline, hävitades kõik oma teel, aga samal ajal on see üks võimasamaid loovaid jõude maal. Mõelge korraks, nii paljud saared ongi sündinud just vulkaanilisest tegevusest ja see tuhk, mis maha langeb, see loob uskumatult viljaka pinnase. See on nagu kingitus tulevikule. Okei, oleme käinud maapinnal ja vee peal. Nüüd liigub Täheke veel kõrgemale. Otse atmosfääri. On aeg uurida neid nähtamatuid, aga uskumatult võimsaid jõude, mis kujundavad meie ilma iga päev. Mis vahe on siis tormil ja orkaanil? Torm on tugev tuul tihti vihmaga, aga orkaan, see on justkui tormi vanem ja palju võimsam vend. See on erakordselt organiseeritud torm, mis saab oma tohutu energia soojadest ookeani veetelt.
põhimõtteliselt on see nagu hiklaslik soojusmasin. Ja ka tuulel on oma sõnum meile. Jah, tugev tuul võib murda puid ja lõhkuda maju, aga samal ajal puhastab see õhku saastest. Olete märkanud, kuidas pärast korralikku tormi on õhk nii värske ja puhas. Aga kõige olulisem sõnum, mida tuul meile toob, on väga praktiline. Ole valmis. Ilmateate kuulamine, see ongi selle sõnumi mõistmise võti. Ja nüüd jõuame oma teekonna viimase elementini, tuleni. Ja tähege näeb, et tuli pole sugugi ainult hävitaja, see on ka uskumatult oluline ja uskuge või mitte, mõnikord lausa vajalik osa looduse ringkäigust. Aga siin on üks väga oluline asi, millel tuleb vahet teha. Metsatulekahjud võivad tekkida looduslikult, näiteks välgust. Aga kahjuks liigagi sageli on põhjuseks inimlik hooletus. Ja see on midagi hoopis muud. See on märk sellest, et me pole õppinud loodusega harmoonias elama. Ja nüüd tuleb see kõige huvitavam osa. See sama tuli, mis meie silmis tundub täieliku hävinguna, on tegelikult mõne ökosüsteemi jaoks eluliselt vajalik. See puhastab maapinna vanast risust ja teeb ruumi uuele kasvule. Ja mis veelgi uskumatum, on puuliike, mille seemned vajavad idanemiseks tulekuumust. Ilma tulekahjuta nad lihtsalt ei tärkakski. See näitab, kui tark ja keerukas looduse süsteem tegelikult on. Nii, täheke on oma rännaku peaaegu lõpetanud. Ta on näinud ja kuulnud maa erinevaid hääli, maa värisemist, ookeani mühinat, tule praksumist. Ja nüüd on aeg kõik need sõnumid kokku võtta. Mis on see peamine õppetund meie ja meie planeedi suhte kohta? Ja see ongi vast see kõige tähtsam asi üldse. Liikuda hirmust mõistmise juurde, sest kui me tõesti mõistame, miks need asjad juhtuvad, siis me ei karda neid enam nii palju. Siis me saame nendega koos elada, neid austada ja, mis peamine, nendeks valmistuda. Nii et ma jätan teid selle küsimusega mõtisklema. Mis siis, kui me ei näeks iga tormi, maavärinat või vulkaanipurset kui lihtsalt katastroofi, vaid kui vestlust? Mida maa meile just praegu, just täna öelda püüab? Võib-olla ongi kõige suurem õppetund see, et me peame lihtsalt õppima natukene paremini kuulama. Aitäh, et selle rannakuga kaasa tegid.